Et siis nad mõistavad, kui ma küsin seda sama küsimust, et kui palju kuulajate vaatajate seast on tundnud seda, et nad ujuvad terve elu vastuvoolu ja mitte nagu meelega, vaid võib-olla kohati on mingid asju teadlikult tehtud nagu teistmoodi, aga mulle tundub, et väga palju asju minu elus on juhtunud justkui jutumärkides, alateadlikult või et miski juhib tegema asju teistmoodi. Ja tahaks sinult, Pille, küsida, et kui sa vaatad nagu enda elule läbi selle filtri, et sa oled ujunud vastuvoolu, olnud siis see teistsugune, me täna jõuame siin kindlasti rääkida ka nendest väärtustest ja punktidest, mis toovad välja selle, mille poolest sa oled võib-olla teistsugune ja mida sa selle silmas pead. Aga kui sa seda vaatad, siis kas see on pigem raske või pigem kerge olnud? Kas sa soovitad seda või sa ei soovita seda? Või kui sa saaksid uuesti läbi käia sama teekonna, kas sa teeksid seda vastuvoolu ujumist või sa läheksid seda teed pidi, kus sa oled siis selle maatriksi täide või ühiskonna üks pulkadest ja mängid seda mängu kaasa reeglitega, nagu need on kirjutatud ja siis sind ka premeeritakse vastavalt, sest et sa oled osa kultuurist ja ühiskonnast. Sest mulle täna tundub lihtsalt, et kui sa oled vastuvoolu inimene, siis teatud nagu benefitid või nagu sellised kasutegurid, nad lihtsalt ei tule sinuni sellisel viisil või ei tule mitte kunagi. Vähemalt ma olen kogenud praegu, et nad ei jõua mis tahes pingutusega minuni, kui jõuavad võib-olla mõne teise inimeseni, keda ma tunnen, kes on täiesti ühiskonnas nagu sees, standard mõttes. Olen suga jumalast nõus, et ega ma ei ole osanud seda vaata selliselt vaadata ja võib-olla ka sõnastada mitte. Aga kui ma mõtlen tagasi, siis mul ei ole sobinud lihtsalt kõik need suured süsteemid, ei lasteaed, ei kool. Ma olen seal hakkama saanud, ma olen seal ellu jäänud. Aga see ei ole lihtne olnud, ehk et ütleme siis nii, et mul on ikkagi olnud elus väga palju maske. Et tänaseks ma olen küll ikkagi nad kõik maha visanud. Täna ma arvan, et ma olen igal pool üsna ühesugune täna. Aga ma olen kandnud maske just sellepärast, et tahad ju ka sobituda kuskile. Ja see... Mul on selles mõttes huvitav olnud, et ma kolisin linnast maale kunagi väga ammu. Ja kui ma siis hakkasin aastaid hiljem tööle minema, siis ma kunagi ei öelnud korraga kahte asja. Esiteks seda, et ma elan maal ja teiseks, et mul on 5 last. Sellepärast, et sind pandi kohe kasti, et sa ei saa endaga hakkama, sa oled alaväärtuslik. Ja siis ma tõin neid asju niimoodi erinevatel kordadel välja, et siis kui inimesed mind juba tundsid, et ma tõin nagu selle teise poole ka välja. Et ma valisin seltskonda, kuhu ma lähenesin nagu selle ühe poolega, et ma olen maalt on ju, sest kõik küsivad ju, kus sa oled, siis nagu, aga jah, et siis see teine pool, et palju lapsi on, et selle nagu jätad hilisemaks, sellepärast, et sealt kastist ei olnud ikkagi võimalik enam nagu välja ronida. Et see oli ikkagi, siin 2000-te alguses ikkagi selline väga, et sa oled kohe, kui me vaatame täna, kuidas ka neid peresid ju, üks asi on see, kuidas neid toetatakse ja see on tegelikult väga tore, et toetatakse, aga teisipidi, kuidas nendesse suhtutakse, eks ju, et kui sul on palju lapsi, et siis on nagu see normaalne, et sul pole hambaid, et sul pole haridust. Et mu jaoks need ei käi kokku. Üks ei välista teist ja see on see kastitamine ja see asetamine inimesed ilma igasuguse eelinfota. Me lihtsalt otsustame, et ta on selline ja siis ta jääbki selliseks. Me muuta seda arvamust ei saa eriti. Jah, seda on väga-väga keeruline muuta, siis on parem oma suu kinni hoida mingites kohtades ja olla täitsa inkognito ja siis on sul päris hea ja lihtne elada. Ja ega selle maailma teisiti mõistmisega on ka see, et kui sa oma suu kinni hoiad, siis on ju jumalast okei kõik. Aga see tekitab omakorda minu jaoks vähemalt selle konflikti koha. Iseenda sees. Iseenda sees, just. Et mis tõde ma tegelikult nagu lõpuni siis elan, et kas ma ju tegelikult tahan olla see, kes ma olen ja mis mul tunne ütleb, et ma olen mõeldud olema või vähemalt teel mingisuguses suunas, mis on veel lahti lõpuni kaardistatud või kaardistamata tähendab, aga samal ajal pean nagu justkui siis, ei pea, aga võib-olla mõni valib selle tee, et ma ei näita enda nagu tegelikku olemust, sest ma kardan, et mind hüljatakse ja visatakse sellest looma sootsumist välja. Jah, välja. Tegelikult see on suurim hirm inimestel enne, see mitte kuuluvustunne. No minul ka see hülgamishirm on ikka sellega, ma olen nüüd siin alles tegelen. Selles mõttes on see ikkagi väga huvitav, kuidas moodi, ega sa ei pääse nendest asjadest. Lõppkokkuvõttes nad tulevad sinuni ikkagi. Küsimus on, mis vormis ja
ma olen küll seda meelt, et see vorm võiks olla selline, mis sulle rohkem sobib. Et sa saaksid selle ise valida. Et ma aktsepteerin seda, et ma olen selline, sest ma ei saa ju sinna mitte midagi teha, kui ma näen ja tunnetan maailma teistmoodi. Ja see, et see inimestele ei meeldi ja ma tänaseks olen ikkagi õppinud oma suud juba kinni hoidma, ehk et kui inimene ikkagi küsi, ega ma siis ei ütle talle, et miks tal elu nii vilets on või miks ta nii haige on, sest kui ta 5 lauset ütleb, siis sealt lausestest juba tuleb vähemalt 3 põhjust välja, eks. Aga kui ta ei küsi, ega ma ei ütle midagi. Aga see on küll huvitav, et kui ma vaatan sõpruskonda või tutvusringkonda, et kõik arvavad, et ma käin ja kaardistan kogu aeg, aga tegelikult ei käi, sest ma ei viitsi tegeleda sellega kogu aeg, et tegelikult ma olen ju ka lihtsalt inimene ja käin peol vahel niisama ilma, et ma kõiki takseeriksin ja mõtleksin, et miks sul see või teine või 3. asi on ju. Et lõpuks, kui see pole sinu asi, miks ta minu asi peaks olema? Jah, ja see viib nagu see spontaanne koht, kuhu me jõudsime jutuga Viipuga tegelikult saate esimese küsimuseni ka läbi teise nurga. Ja mul on silme ette jääb suht tihti ikkagi see lause viimasel just, et elu ei juhtu sinuga, vaid kas siis läbi sinu on ju, või sinu heaks või sinu hüvanguks. Ja nüüd on see küsimus kokku panna selle sama, millest rääkisime, et see, kas ma elan seda süsteemi elu või ma olen siis see vastuvooluju inimene. Et kuidas sina seda nagu mõistad elu juhtumist või elu toimumist meie ka või meie hüvanguks ja kas on elu terve nagu võtta kõik sellise suhtumisega, et kõik, mis juhtub, it was meant to be. Sest et see natuke on nagu ka see, et ma annan nagu vastutuse ära, et kui midagi läks sitasti, siis nii pidigi minema. Või kui oleks hästi, siis ma võib-olla ka ei tunnusta ennast sellest, ma tegelikult pingutsen ja ütlen, et aga näed, see oligi nii mõeldud minema. Jaa, aga see on selles mõttes hea küsimus, et minuga juhtus elu kogu aeg. Ja ei juhtunud mitte hästi. Kogu aeg olid mingid jamad ja kogu aeg oli ja tervis läks aina viletsamaks ja viletsamaks. Ja elu juhtus kogu aeg minuga ja see oli see, kus mina olin kogu aeg ohvri rollis. Kogu aeg. Kõikides situatsioonides mina olin see väiksem, mina olin see kõige õnnetum, keegi mind ei armastanud, keegi mind ei tahtnud. Ja kui ma siis ühel hetkel hakkasin otsustama, et nüüd mul aitab, siis kui ma ikkagi enam praktiliselt liikuda ei saanud, siis mul sai sellest asjast ikka kopp jumalast ette ja siis ma mõtlesin, et pekkisin peab midagi veel olema. Ja siis ma hakkasin otsima lahendusi, et kuidas ma uuesti jalad alla saan. Ja siis ma ikkagi jõudsin läbi abistajate muidugi, ma jõudsin sinnani, et aga mis siis, kui see kõik on mulle millegi jaoks vajalik. Ja kui ma sellest aru sain ja kui mulle näidati seda teed, kuidas ma igapäevaselt aastakümneid lõin endale seda haigust, kuidas ma seda ära kasutasin, kuidas ma sellega manipuleerisin, siis mul tõmmati nagu selline paks kardin eest ära, ma ütlesin, et joppa on kolla, mida ma olen terve elu teinud. Et ma olen ise ennast pannud sellesse pisikesse puuri, eks, ja arvanud, et see ongi minu maailm ja see ongi elu, mida siis tasub elada. Ja täna ma tõepoolest võtan asju nii, et kui me kokku ei saa, siis järelikult pole vaja, eks ju. Kui mul sellele koolitusele inimesi ei tulnud, siis järelikult ei ole see piisavalt kõnekas. Järelikult ma ei andnud endast 100% on ju. Et ma võtangi seda sellepärast, et ega see enda süüdistamine ei aita, kui ma oskaks, ma teeksin ju paremini. Aga ma ei oska. Järelikult ma annan endast parima. Ja kui see kedagi ei kõneta, siis on seal mõtlemise koht, et võib-olla see sõnum ei ole õige või võib-olla see aeg ei ole õige või võib-olla ei ole sihtgrupp õige. Aga mul ei ole tulnud seda mõtet, et see, mida ma teen, et see on mõttetu. Mina ka salvestan oma koolitusi ja selliselt, et ma olen salvestanud oma tervenemise teekonna. Et ma hakkasin koolitusi tegema siis, kui ma olin jalutu,
kui ma otsisin lahendust oma terviseprobleemile ja ma hakkasin oma elu lahti võtma ja ma tegin sellest oma esimese koolituse, milleks oli eluraamat, et kui ma võtan oma elu lahti, siis mis sealt seest välja tuleb? Et ma saaksin aru, mis on pildil valesti ja kust otsast ma peaksin hakkama pihta, et midagi muuta, sest kui ma ei saa aru, mis on katki, siis ei saa seda parandada. Ja selleks, et saada aru, mis on katki, tuleb kõik lahti võtta. See on nagu kui sul auto ei sõida, siis sa pead kapoti lahti võtma ja hakkama ükshaaval asju välja võtma ja vaatama, kus viga on. Ja kui sa vea üles leiad, siis sa saad panna kas uue varuosa või leidma, et tuleb see asi välja võtta ja kuidagi teistmoodi need asjad ühendada. Et siis sa saad hakata lahendust otsima. Aga kui täna inimesed tulevad minu juurde ja ütlevad, et mul on see ja see ja see ja ma ei taha enam niimoodi, siis kui ma küsin, et kallis inimene, et kuidas sa siis tahad, nad ei oska mitte midagi vastata, sest nad ei ole kunagi mõelnud, et aga kuidas ma siis tahan, et need asjad minu elus oleksid. Ja see on minu jaoks nagu väga üllatav, sellepärast, et ma kogu aeg vaatan, mis mul elus toimub juba väga ammustest aegadest, kui mul ka kõik halvasti, jutumärkides halvasti oli. Ehk et kui ma ei olnud iseendaga rahul ja kui mu tervis ei olnud hästi ja võib-olla, et kui majanduslik seis ei olnud selline, kui sul on suur pere, siis tuleb seal kõiksuguseid aegu ette, eks ju. Et ma ikkagi olen kogu aeg vaadanud, et aga kus on see koht, kus mina täna saan midagi teha selleks, et need asjad muutuksid paremaks. Aga ma tean, see vist ei ole ka väga tüüpiline mõtlemine, aga ma ei ole osanud kunagi teistmoodi mõelda. Et kui sa sealt ohvri rollist nagu välja saad, kas või korraks, et siis peaks ju hakkama selline loovus ja selline mõtlemisvõime tulema, aga võib-olla seda pole ka kõikidele inimestele antud.